Tere ja tere tulemast! Ma olen Janne. Ma olen kaksikhinge alkeemik, holistiline tervendaja ja puhas teadvus, puhas algallika kanal. Taro video. Sõnumid sulle, mis on see, mida sa praegu peaksid teadma. Ükskõik, mis siit siis läbi tuleb, on meil 3 gruppi. Tea, et need lugemised, mis ma postitan siia, need on siis ajatud. Võid usaldada, et need leiavad sind täpselt õigel ajal. Ja sul on võimalus valida, see on meil esimene grupp, teine grupp ja 3. grupp. Liigutame need siit eest ära. Ma olen siis, kui sa oled uus siin kanalil, YouTube'i kanalit olen ma natuke alla aasta teinud. Mitte ma seda ise ei otsinud, ei tahtnud teha, vaid see oli tugev juhatus kõrgemalt poolt. Ma ise arvasin, et ma hakkan raamatut kirjutama oma kaksikhinge teekonnast, kaksikhinge suhtest. Ja juba alustasin sellega ja siis tuli tugevad märgid, sõnumid, et ma pean tegema kanali. Ja see kanal sai tehtud siis umbes täpselt samal ajal, kui meil tulid esimesed koroonakriisi piirangud. Ja enne seda kanalit olen ma juba 5 aastat täiskohaga oma autorikoolitust, naiseliku meheliku energia polaarsuse mõistmise tervenduskoolitust pidanud, aidanud sadu ja tänaseks tuhandeid naisi nende armastussuhte eneseteadlikkuse teekonnal. Ja samal ajal ise oma ülestõusu protsess siis oma kaksikhingega, temaga sideme põhjal on see kõik inspireeritud, pluss siis minu terapeudi, homöopaadi, tervendaja kogemustest, vaatlustest, jälgimistest ja peale selle kursuse pidamist toimus mul endal tohutu võimas sisemine liit, palju kõneletud kaksikhinge kommuunis sisemine liit. Sisemine liit on siis ülestõusu läbimine, 1. astme läbimine, see on iseendaga terviklikkusesse jõudmine, illumineeritus, hingesünd, mul tõusis kundaliini energia. See ei ole muinasjutuline, see on väga sügav puhastusprotsess. Ma veetsin 4 kuud praktiliselt hermitiseisus oma tagatoas. Sellele eelnevalt siis 3 aastat eraklikkuses. Mul keelati suhtlemine inimestega, sest nii võimsad energeetilised ülestõusuprotsessid toimusid minuga, kulmineerusid minuga, siis me tulime mu kaksikhingega juba liitu, abiellu peale 7 aastat protsessimist, tõmbumist, tõukumist, süvatransformatsiooni, alkeemilist abielu. Kuni me oleme üks hing, jõudsime siis balanssi. Mina jõudsin balanssi, tõmmates momentaalselt, automaatselt tema kui negatiivne polaarsus samuti sinna balanssi. Ja see ongi ainult kaksikhingega müstiline fenomen, mida ise kogemata ei ole võimalik mõista. Te olete reaalselt üks. Üksteist teeb spirituaalset, energeetilist tööd, aga te tõusete üheskoos. Sina kui jumalik naisprintsiip transmuteerid kõike armastuseks enda sees. Sinust saab alkeemik ja sinu kaksikhing järgneb sulle, peegeldades tagasi sinu seisundit, sinu pühendumist algallikale, Jumalale sinu sees.
esimene grupp. Sa valisid selle sinise kiviga sõrmuse. Esimene grupp, mida sa pead teadma sõnumid siis sulle. Aeg anda selle asemel, et võtta. Midagi on vaja sul vabastada, lahti lasta. Sünnitades uut ajastut. Sünnitad, lood uusi loominguid. Unistad, lood, visualiseerid uut maailma olemisse. Tähevaatleja, sea oma suund ja sihid kõrgemale. Need on siis sellised kaardid. Kommunikeerumine. Jumalik meesprintsiip. Perekonna karmas. Ja tarokaartidest on siin siis täht, veevalaja energia, maarüütel, maaelemendi rüütel on siis lojaalsus, pühendumine, ausus, praktilisus, aga aeglane energia. Ja veeelemendi 9, sinu unistus täitub, mured kõik kukuvad ära ja sa armud elusse, sa leiad oma soovid, oma unistused sellel teekonnal. Hakkame siis algusest pihta, mis ma tunnen, et siin on nagu ikka, meil on erinevad ajajooned, meil on erinevad perspektiivid. Praegune sõnum on see, et perekonna karma, kommunikatsioon ja meesenergia. Kui me räägime jumalik meesenergia on meie isa energia, meie isadus, meie vastutus, meie sõnapidamine, meie ausus, see on meie selgroog, see on julge peale hakkamine, tegutsemine, see on aktiivsuskeskus. Jumalik meesprintsiip on väärikas, tegutsev, selline tuline energia. Ükskõik, kas sa oled mees- või naissoost, kes sa kuulad seda. Aga siin siis on mitu varianti, aga ma ikkagi tunnen, et pigem see on sõnum sulle, et kuidas on sinu enda sisemise meesenergiaga. Sisemine meesenergia on meil nõrgavõitu, uinunud, kui meil on näiteks raske vahetada töökohta, saada paremaid tingimusi, kui meil on teadmata, mille jaoks ma siin olen, mida ma pean tegema järgmiseks, mida ma üldse tahan, kelleks ma olen tahtnud saada, mida ma olen tahtnud ära teha, eks ole. See on siis suund, missioon ja siht. See on ka meie fokusseerimisvõime, keskendumisvõime. Mina räägin, meesprintsiip on küti energia, selline ühele punktile fokusseerimine. Ja midagi siin on sinu suguvõsas, mingisugused mustrid, selle võib siis öelda, et jumalik mehelikkus on natuke uinunud, on ilmselt siis karmas ehk haavatud maskuliinsuses. Aeg anda, mitte võtta. Neitsi energia. See sõnum on selge, et võib-olla sa oled kusagil hoidnud tagasi, olnud siis kartlik, olnud hirmus ja aeg on siis natuke rohkem usaldada, natuke rohkem anda endast, natuke rohkem avada ennast ja võib-olla otsida ise esimesena kontakti. Mis on vaja vabastada? Perekonna karma on siin vaja vabastada. Ilmselt sa küsid juba, ma kuulen, kuidas te mõttes küsite, et kuidas seda teha. Üks variant on registreerida minu kursustele, eks ole, mitte kaksikhinge kursusele, aga pikale teadliku suhte kursusele. Seal sa saad kõik viidad,
materjalid, suunamised ja saan ma sind ka edasi suunata, kui vaja, et mis võiksid need meetodid olla. Aga iseseisvalt hakka teadvustama, kus oled sa paigalseisus, hakka teadvustama, kus oled sa hirmus, vaata kogu oma elu, kogu oma mõttemaailm üle, kust tulevad su uskumused, miks sa teed seda, mida sa teed päevast päeva, kas see on sina või need on ülevõetud harjumused ja uskumused. Kus on sinu esivanemad, esiliini meesenergiad käitunud ühtemoodi ja sa märkad, et sa lähed täpselt nende teed, eks ju. Arvata võib, et seal on siis karmamuster, et sa ei ole endani jõudnud. Ja tegelikult siin on siis tervenduspotentsiaal, see on kinnitus sulle, et sul toimub tervendus, sa teed seda ja sulle on tulemas õnnelikud ajad. Aga see küsib, eks ju, seda endasse panustamist. See teekondprotsess võib võtta aega, aga ma näen, et sa oled pühendunud, sa oled aus ja läbi selle sa sünnitad, sa lood kõrgemat teadvust. Kõike, mida sa siis teed sellest transformeerunud seisundist, tervenenud seisundist, transmuteerinud seisundist, kannab siis uue maailma energiat. Aga tea seda, et enne sa pead ise pead siis tõusma. Aga ma näen, et see on sul kaartides, et siin on selged õnnistuse kaardid, selged positiivsed oomenid sellel lugemisel. Sul on lihtsalt, jällegi, jah, paljudel see võib olla meessoost isikute grupp praegu, see grupp 1. Sea endale kõrgemad sihid, julge unistada kõrgemalt, kus sa ennast maha matad, kus sa paned ennast viimasele kohale. Vaata seda meest siin kaardil, set your sights higher. Ära loodagi oma unistuste elu elada, kui sa kartmatuid samme ei tee. Kõik loomine hakkab pihta unistamisest, visualiseerimisest. Kujutlusvõime on Jumala töökoda. Me kõik oleme tuumas jumalad, jumalikud. Me olemegi siin planeedil Maa, et ärgata oma jumalikkusele. Mitte läbi mõtete, vaid energeetiliselt. Ja niimoodi toimub siis uue maailma loomine läbi enda tõusmise kõrgemate teadvuse tasanditeni. Lastes lahti siis mingid vanad aspektid sinust endast. Aga sinu soovid täituvad, mured saavad lahendatud ja sa leiad oma elu armastuse, ma millegipärast kuulsin elu armastuse elu vastu. Kui sa oled kaksikhinge protsessis, siis sinu kaksikhingega teil on siin kommunikatsiooni õppetükk ja jällegi see on see perekonna karma mustrid. Grupp number 1, ma loodan, et see sind kõnetas, kui mitte, vali mõni muu grupp. Kui jah, siis jaga all kommentaarides, loen seda suurima hea meelega. Ja grupp number 2. Grupp number 2, see mägikristall siin. Vaatame sõnumid siis sulle, mida sa pead teadma. Mõõkade äss. Torn. Paneme teistpidi need. Tornikaart. Selles grupis nende kaartide juures on see siis elukogemus. Maaelemendi kuningas, sõnn Neitsi kaljukits, kevad, idanema panek. Sa juba teed seda, lõpeta ülemõtlemine, muudkui liigu oma põhjatähe suunda, sest sa juba oled sellel teekonnal. Maaelemendi kuningas ja vaata suuremat pilti, amburi energia, uus romantiline tsükkel, tahab alata, säilita oma visioon.
ja nagu ma ütlesin grupile number 1, sinu visualiseerimisvõime on Jumala töökoda. Me oleme inimestena, oleme programmeeritud uskuma, et väline füüsiline reaalsus, ta lihtsalt on, eks ole. Tegelikult on hoopis vastupidi, väline tekib peale sisemist. Nii et ainult visioon, unistus, visualisatsioon on enne ja siis see materialiseerub. Enne mõte ja siis see hakkab vormi võtma. Sul on mingid mõtted, sa tundub, et oled tegemas midagi, mis on sinu tegevus. Osa teist on see seotud oma isikliku, sa oled selle tegevuse omanik, sa oled liider, sa oled see direktor omanik, oma firma, oma äri omanik, sellepärast et müntide kuningas ongi, nagu siin on kirjas, mida see puudutus, ehk kõik, mis sa puutud, muutub, teiseneb, kasvab, paljuneb, muutub kullaks, edukad ajad, võta vastu pakkumised, mis sulle edastatakse, sul on tugev materiaalne õnnistus ja eraettevõtja, ma ei taha öelda nüüd ärimehe, aga eraettevõtluses on sul soosing. Ja siin on ka kinnitus, et sa midagi praegu kas juba siis teed ka reaalseid sammu 3D füüsilises plaanis või on see sinu visioonides. Sa lood mingit uut projekti, mingit uut oma võib-olla missioonitahku, võib-olla uut ettevõtet, võib-olla uut töökohta. Ja sa näed, see kõik läheb õitsema. Kevade kaart annab meile kinnitust, et see on väga oluline, et sa usud endasse, näed, sa usalda ja jätkad selle projektiga. Ma armastan sind. Olen olnud jobu, leppige ära. Siit tuleb tugev sõnum. Keegi armastatu, keegi suhe, keegi eks, keegi lahus olles, võib-olla sinu abikaasa on või sinu kaksikhinge energia, tuleb soovitus ära leppida. Sinu teine siis partner tunnistab oma vigu, ta eraldi olles ilmselt on taibanud, millega tema eksis, millega sina eksisid, kus te olite üksteise suhtes siis mitte armastavad. Ühesõnaga ta tunneb, et ta oli jobu, ta tegelikult armastab sind ja allikas ütleb, et leppige ära. Ma ei tea, kas sul resoneerub. Võta ikkagi vastavalt oma situatsioonile, et sa ei saa valimatult kõike, eks ju, enda ellu suruda, sa pead tunnetama, et mis siis ikkagi läheb kokku sinu elus oleva praeguse situatsiooniga. Vaata suuremat pilti, ära jää kinni väikestesse detailidesse, ära ole tähenärija, ära ole siis tülitseja, tülide, konfliktide otsija. Et miski küsib siis sellist suuremat visiooni ja selle säilitamist. Ma tajun, et siin on väga tugevalt sul mingisugune missioon, mille kallal sa töötad. Aga tohutu suur eluline situatsioon, võimas taipamine, mis viib muutuseni, aeg sirutada oma tiivad, mis siis on taros number 7, spirituaalne transformatsioon, raputus, tornimoment on siin olnud. Jah, mulle tundub, et see ongi siis sinu partnerlussuhtes, sinu suhtes. Aga siin kõrval kohe on, et tahab tekkida uus romantiline tsükkel. Nii et kui sa oled kaksikhinge teekonnal protsessis, siis see ongi täpselt nii, et siin on toimunud siis laialipaiskamine, tornimoment selleks, et saaks tekkida uus romantiline tsükkel. Usalda seda, et see on vajalik praegu. Ja ma juba näen, et sul tegelikult on tekkinud kroonchakra aktivatsioonid, sulle tuleb selgus, sulle tuleb kõrgem juhatus. Sul on suurepärased ideed, inspiratsiooni saad sa ja sa hakkad läbi nägema, sul on selge nägemine, sa näed läbi nende situatsioonide. Algus võib olla väljakutse, aga see on jumalikult juhatatud.
kui sa kahtlesid oma tegevuse osas, siis ära enam kahtle, sa oled juba oma hingemissioonis, lihtsalt võib-olla mingisugused väiksemad detailid tuleb viia kooskõlla sellega, millisena sa soovid seda ise kogeda ja näha ja milline su juhatus on. Nii et lõpeta üle mõtlemine, vaata, kuidas siin siis kaardil. Siin on siis naine, kes juba kõnnib oma põhjatähe suunas. Põhjatäht on meie selle elu, tegelik mina, selle elu siis missioon ja tegevus. Nii et säilita oma visioon ja usalda. Keegi sind väga armastab. Ja kui see resoneerub sinuga, siis jäta mulle tagasiside või sõnum. Kui mitte, siis järelikult polnud see sulle, oli teine grupp või teine video hoopis. Nii, kolmas grupp. Mis on teie siis praegune info, mida te võiksite teada? Veeelemendi kuninganna vähk, tugevus, karika 5, keisri energia, võta vastutus, võta juhtimisroll, mängulisus, lõbutse, tähista, ära ole nii tõsine ja sinu raske suur töö kannab vilja, on sõnumid sulle, grupp number 3. Okei, mulle tundub praegu sellisena, et siin on meil tegemist siis ja sa oled, kui sa oled naissoost, siis sa oled, on sul soovitus võtta oma elu olukord enda juhtimise alla. Keiser on selline isa energia, keegi, kes on autoriteet, kes näeb läbi, näeb tõde, ta on aus. Tema on see, kes astub ruumi ja paneb korra majja. See, kes distsiplineerib lapsi ja kes katkestab selle kaose, mida naisenergia, olles tema ise, võib siis, naisenergia võibki olla kaootiline. Ei ole nii hea distsiplineerimises. Okei, ma vaatan siit lipikud. On sellised, et teesklen, ma ei suuda sind unustada. Abielu, rinnad, ava ennast. Okei, nii. Esimene variant 3. grupi puhul on siin selline siis armastajate story. Sina kuulaja oled ilmselt siis kas saanud südameaktivatsiooni, sa oled siis veeelement, vähk, skorpion, kalad ja sa oled kohanud oma kaksikhinge, aga te olete ilmselt siis teie elud ei ole joondumuses kaksikhinge jumaliku suhtega, sidemega, vaid te olete abielus või suhetes veel teiste inimestega. Ja siin on see kohtumine toimunud ja siit siis on see, et abielu ja ma ei suuda sind unustada. Ja sellepärast siin on sellist teesklust ja vaim ütleb, et sa avaksid ennast. Siin on sinu enda, kui sa oled sulgunud, kui sa oled vales, siis sellega sa blokeerid oma protsessid, oma arengu. Kui sa oled blokeerinud, siis kõik hea ja armastus ei saa sind leida, nii et ava ennast. Teesklus ei teeni mitte kedagi. Nii et võimalik jah, et sa kohtusid siin oma siis jumaliku meesprintsiibi esindajaga. Meesenergia on see oma tuumas sõltumata, mis on ta vanus väga sageli. Kaksikhingede puhul reegleid ei ole, aga väga sageli on naissoost isik vanem, võib-olla. Minu puhul see nii ei ole, aga päris palju on selliseid lugusi. Ja kui sellest midagi muud praegu ei ole tulnud, siis su süda on saanud siin aktiveeritud.
ja siin on leina, ma näen, et sul on siin südame avamist ja siin on leina. Asjad ei läinud nii, nagu sa lootsid ja sa oled leinas valus. Sa ei oska oma valuga midagi peale hakata. Sellest tuleb see teesklus, aga hakka ennast avama, hakka tervendama oma südant. Sa siis, nagu siin ütleb, et nutad maha kukkunud piima tõttu, ütleb siin ühesõnaga 2 karikat on püsti, aga 3 on pikali. Hakka märkama, mis on positiivne, et siin on siis olnud suhte lõpp. Mis sind praegu aitaks, oleks lõbutsemine, tähistamine, võib-olla isegi pokaal, mingisugust mõnusat, ma tahan öelda, alkoholivaba jooki, õue päikse kätte jalutama minek, veeelemendiga kontakteerumine, võib-olla vee äärde jalutama minek, võib-olla vannis, saunas protseduuride tegemine, et sa saaksid selle tundeeluga parema ühenduse, sest ma näen, hästi palju on siin veeelementi. Ja tea, et sa ei ole tugev siis, kui sa surud tundeid alla, vaid tugevus tuleb läbi haavatavuse. Haavatavus ongi sinu supervägi ja tugevus, aga mitte see, kui sa teeskled ja arvad, et siis sa oled tugev. Ei, see on täiesti vastupidi. Sisemine tugevus tuleb siis läbi haavatavuse. Nii et vabastasin hukkamõiste, andestamine ja kaastunne. Jah, siin on vähienergia, midagi on rindadega seotud ja ma praegu kuulen, võib-olla sul on, kui sa oled vähk juhibki rindasi, kui sa võib-olla väga väike, väga üksikud, mõned teist, lase kontrollida, kas sul on rindadega kõik korras, sest see on topelt sõnum, pluss kui siin on lein, õnnetu armastus, vaata, et sul sellest ei tekiks rinnavähki, et sa ei paneks oma südant kinni, oma naiselikkust kinni peale siis suhte pettumuskogemust. Et siin ma näen, et on sõnum, et sul on kalduvus praegu blokkida ennast ära, blokkida oma armastus ja naiselik energia. Ava ennast, kallis vähk. Või siis, kui sa ei ole vähk, siis sina, kes sa oled saanud südame aktivatsiooni, kui me kohtame kaksikhinge ja kui toimub kaksikhinge aktivatsioon, siis väga paljud kogevad väga suurt füüsilist valu. Kui seal on palju ummistusi ümber südamekeskuse, selle avanemise käigus siis isegi äärmuslikematel juhtudel nad lähevad, lasevad kontrollida ennast, et kas mul süda on haigeks läinud, tegelikult südamekeskus tahab avaneda. Nii et lase sellel voolata kõigel läbi enda. 11 ma märkan ja siin on ärkamine, südame aktivatsioon. Teistel võib-olla siin on partnerlussuhtega, kus on siis jäära kaljukitse energia koos siis naiseliku energiaga koos. Ja teile lihtsalt on sõnum siin, toimub transformatsioon, kõik pidevalt muutub. Inimesed, kes ütlevad, et ei midagi uut, ei midagi teistmoodi, siis tegelikult looduses kõik kogu aeg kasvab, uueneb, transformeerub. Ja sinu suhe samamoodi, ta peaks püsima kasvus ja arengus, vastasel juhul hakkab ta juba närbuma. Kuskil siin on mingi teesklus ja see on see sõnum sulle. Sa tead ise seda, ma tean, et sa tead ise. Mina olen pelgalt siin vahendaja. Ja kaljukitse energia. Kui sa oled meessoost, kui sa oled ise meesenergia või meessoost, sa oled palju tööd teinud. Sinu süda vajab hoolitsust, ka sulle on enda eest hoolitsemine praegu kaartides. Kui sina oled see keiser, see isa arhetüüp, see, kes on see range, aga kellel on veeelemendi puudus. Võib-olla sinul on, et sa ei suuda unustada kedagi, midagi. Läbi selle situatsiooni sul tekib küpsus, tekib tugevus.
ära mõista iseennast hukka, andesta iseendale ja püüa leida siis mängulisust enda ellu. Ava ennast, eks ole. Et igal juhul, ükskõik siis, mis soost sa oled, kas sa oled siis see või see, siin on siis südame avanemise protsess on kõige kõrgem selline nägemus toimuvast. Aga midagi on sul läinud sinna, midagi on lõppenud, mingi lein, osadel teil võib-olla keegi on ära surnud. Siin on mingi lein on sul, aga ma näen ikkagi seda 2 karikat. Et siin võis olla selle jumaliku partneri aktivatsioon ja temast ilmajäämine, lahkuminek. Mis põhjustab avanemist, ärkamist, tõusmist. Ma tunnen juhatust, ma pean võtma mõned kaardid teile, 3. grupp. 3. grupp. Ja siin on töö tegemine, töönarkomaania ja sul on kalduvus ennast uputada töösse, kallis keiser. Sa oled töönarkomaanias ja tegelikult sa oled üsna kuival. Nagu ma ütlesin, veeelemendi defitsiit on siin. Vaata seda kaarti, see on see üksindustunne, sa oled nagu üksi kuskil närtsimise äärel. Okei. Võimalik, et sa oled õnnetussituatsioonis, õnnetusabielus, mis tahab laguneda, aga sa säilitad seda veel. Tornikaart tagurpidi, sa ei lase vanal laguneda, aga sisemiselt oled sa hullumas. Intuitsioon, okei, nüüd ma näen, siin ongi siis olnud salajane armastus, võib-olla see on siis sinu jumalik kohtumine, aktivatsioon või siis teistel on siin spirituaalne huvi, õpe, tõega, südamega ja tõega kontakti saamine. Ja siis on perekond ja materiaalne kindlustunne, pere ja suguvõsa reliikvia. Tõlgi see täpselt siis oma situatsioonile vastavusse. Ei suuda siin tunnustada ja abielu. Mul tundub küll ikkagi, et siin on siis see lugu, et sa oled kohanud ilmselt oma kaksikhinge, aga te olete, kuula esimest gruppi ka, ei suuda siin tunnustada abielu. Keiser on siis pigem on energia, kes on võib-olla siin abielus ja ülempreest rinna on jumalik naisprintsiip, kõrgeim selline jumalik naiselikkus, jumalikkusega ühene, jumalikkusega kontaktis avatud väravaga naine. Ja karika kuninganna ma võtan kui siis südame aktivatsiooni. Palun soovitus 3. grupile. Oma vägi ja jumalik partnerlus. Kahepoolne armastusside. Ja sul tuleb info, sul tuleb selgus, sul tulevad taipamised. Sul on soovitus siin ikkagi tulla valguse kätte, mida su süda ütleb ja panna mõneks ajaks võib-olla asjad pausile. Oma tunnetega, emotsioonidega parem kontakt, kallis keiser, kes sa seda kuulad. Kui sul resoneerus, võid jagada, võid kommenteerida või kui mitte, vaheta gruppi. Ja kohtume teiega siis järgmistes videotes.